tere hommikust! Meil oli selles mõttes huvitav öö. Tüdrukud hakkasid köhima ja tätistama ja nuuskama ja köhima ja köhima ja köhima ja köhima. Et tüdrukute tujud on head, aga köhimist ja nuuskamist meil siin jätkub. Nii et me oleme täna kodused. Ja mul on isegi hea meel selle üle natukene, sest mul on vaja siin koduse perenaise kohustusi täita natuke, mille ma olen väga unarusse jätnud. Kuulge tüdrukud, mis te karjute seal? Pärast meil on lasteaias piknik aasta lõpu puhul ja ma väga loodan, et tüdrukute tervis ei lähe halvemaks. Ja me saame õhtupoole ikkagi sinna piknikule minna, kas või natukeseks ajaks. Ja mida te vaatate? Teletõpse. Jaa, teletõpse. Aga mulle praegu see väga sobib, et tüdrukud vaatavad teletõpse, sest mul on aega tegeleda natuke eilse videoga, mis mul on veel tegemata ja selle meeletu triikimist vajava riiete hunnikuga ja kõik on need issi-teesärgid põhimõtteliselt. Ja siis ma proovin veel teha söögitellimuse ära, sest meil oli täna plaanis toidupoodi minna, kui me käime suht harva, siis ja täna me just pidime minema, siis meil on kõik asjad otsas ja nüüd lapsed on haiged ja meil ei õnnestu minna nüüd kindlasti mitu päeva, nii et ma pean internetist tellima süüa, aga no see on ka päris mugav värk. Ja nii, me tavaliselt tellime Maximast ja see on väga lihtne siin, see käib väga lihtsalt, on ju, Sofi? Ja aga kas magustoitu ka saan? Okei, tellime magustoiduks ka midagi. Mina tahan kommi magustoiduks. Ei, mitte kommi. Miks? Kommi ei ole küll vaja süüa. Šokolaadi. Isegi kodust süüa tellides me peame ikka Sofiaga vaidlema, kas ta saab kommi või ei. Hulluks ajab. Nii, ostame seda värsket kapsast. Ei, ostame Hiina kapsast. Ota seda. Lillkapsast. Ja siis brokolit ka. Ja brokolit ka, okei. Teeme lillkapsast. Ja mis see pärast on? Nii, ja brokoli. Jah. Päris palju rõõmu ühest hunnikust, kortsusriietest. Tüdrukutel on siin väga lõbus. Kõik magavad. Emmi läheb, otsib uue koha endale vist. Lähtsime sulle. Oleme selles. Proovin nüüd siin autos natuke rääkida. Issi ostis meile laheda vidina, millega ma saan telefoni akna külge panna. Päris lahe värk, mulle meeldib. Hea töö, Issi. Aga me nüüd sõidame lasteaia poole, lähme meie rühma piknikule. Meie rühmad grillid. Jaa. Tahtsin rääkida veel sellest Issi tervisest siin, et kindlasti nüüd on paljudel küsimused, miks ta tööl käib. Kui ta haige on tegelikult, aga lihtsalt see, et ta nüüd just läks uue koha peale ja ta ikkagi hambad ristis käib seal tööl praegu, aga ta tõesti saab hakkama. Ma küll ei tea, kuidas, aga ta saab hakkama. Ja eks ta juba ole ka selline inimene, kes lihtsalt haiguslehele ei jää. Ta tõesti minu teada ei ole kordagi olnud haiguslehel. Jah, mitte ühtegi korda haiguslehel. Ja ta läheks tööle põhimõtteliselt lahtise luumurruga ka, mul on siuke tunne. Selline ta meil juba on.
aga me lähme nüüd piknikule lasteaeda ja tähistame esimese lasteaia aasta lõppemist ja ma arvan, et saab väga tore olema. Kodus tagasi, lõpuks ometi. Me tulime lasteaiast ära viimasena. Ja siis ka kisaga. Oh jah, vähemalt mul on hea meel, et Emily tunneb ennast ka hästi juba seal lasteaia mänguväljakul ja talle meeldib seal ja ta ei hooli sellest, et mina tema kõrval ei ole kogu aeg, nii et selles mõttes mul on hea meel, et Emily saab juba praegu oma tulevase lasteaiaga harjuda ja paari kuu pärast siis juba jah, hakkab seal üksi käima. Igastahes jah, me lähme nüüd magama, tüdrukud tulevad kohe vannist välja. Ole tubli! Tšau!